Minu esimene töökoht oli Kadriorus Lennart Meri juures aastal 1995. Ja siis sügisel, ma arvan, et see oli oktoober 1995, tuli Lennart minu juurde paber näpus ja ütles, et Sven, et tule ja vaata seda, et mis sa arvad? See paber oli just kokku lepitud NATO-s, NATO Enlargement Study, NATO siis laienemise selline uurimus, kus tegelikult esimest korda hakati NATO tasandil mõtlema selle peale, et kuidas laienemist läbi viia. Ja see oligi üks esimestest tööülesannetest siis Kadriorus Lennarti juures oligi just nimelt uurida seda, kuidas nüüd siis tegelikult Allianz näeb enda laienemist siis ette tulevikus. Ja üks ülejäänud aeg, minu aeg Kadriorus oligi peaasjalikult just NATO tähe all. See oli esimene vaatus. Teine vaatus on see, et aastatel 1996-1997 tegin ma Cambridge ülikoolis magistritööd rahvusvahelistes suhetes ja minu töö pealkirjaks või selle dissertatsiooni pealkirjaks oli NATO Enlargement of the Case of the Baltic States, NATO laienemine siis Balti riikide küsimus, kus ma siis vaatlesin seda, et mida kõike on toodud läbi aegade või läbi nende aastate põhjuseks, miks Balti riike ei saa NATOsse võtta ja siis proovisin neid siis lammutada ühekaupa ühte argumenti teise järel. Vaatlus 3. Aastal 1998 oli mul õnn olla siis Eesti NATO esinduse rajajate seas. Enne seda esindusi partnerriikidel NATO juures ei olnud, siis tekitati need. Tekkisid ja meil oli esimene tiim oligi selline, et Jüri Luik oli suursaadik, siis praegune Eesti saadik Läti Vabariigis Eerik Marmi oli asejuht, mina olin Kaitseministeeriumi poolt saadetud kaitsenõunik ja siis Kaitseväest oli sõjaliseks esindajaks oli kolonel Vello Loema. Ja tegelikult see oli esimene kord, kui me hakkasime NATO-t seestpoolt kaardistama ja mitte lihtsalt ühes või kahes partnerluskomitees, vaid väga paljudes komiteedes siis Eestit esindama ja osa võtma kõikides nendes, mis siis partneritele tollal avatud olid. Nüüd natuke aega läks edasi, aastal 1998 sai Eestis siis liikmelisuse siis sellise arengukava riik, MAP, Membership Action Plan, ja hakati iga aasta siis esitama selliseid riiklikke tegevuskavasid. Ja seal meil tegevuskavade väljatöötamise puhul oli see töörütm oli selline väga hästi sisse juurdunud, et päeval tehti Tallinnas tublisti tööd, kirjutati sellist ametkondade vahelise töögrupi poolt, ta juhtis Margus Kolga, siis sellist teksti põhimõtteliselt, mis oli siis ametkondade vahel läbi räägitud. Saadeti meile ja meie olime Brüsselis siis selliseks kvaliteedikontrolliks. Tegime seda siis hilisõhtul ja öösel, siis eriti esimestel aastatel päris mitme nädala jooksul. Toitusime pitsast ja Coca-Colast. Ja hommikuks oli siis Tallinnas siis inimeste laua peal juba punaseks soditud paberid, nende peatükkide kaupa, mis siis olid vahepeal siis Brüsselis meie juures tiiruga läbi käinud. Ja nüüd minnes ajas veel seal edasi, kui siis Eesti NATO liikmeks oli saanud, mis on mul üks selline hetk, mis jääb meelde,
oli see, et olin tollal, see oli aasta 2004, eks ole, olin kõrgemate riigikaitsekursuste akadeemiline juhataja. Ja seal toimus Roosta puhkekülas, me tõmbasime siis masti ka NATO lipu. See siis toimus aasta 2004 kevadel, kuskil kuu aega peale siis seda, kui Eesti oli liikmeks saanud. Kõik ülevoolavas meeleolus loomulikult. Ja siis viimane esineja seal selle terve nädala jooksul oli siis tollal Kaitseministeeriumis kaitsepoliitika asekantslerina töötanud Sulev Kannike, siis, kes on ju igipõline diplomaat, oli ka mul suursaadikuks NATOs peale Jüri Luike, kes on ju sellest EUR-rühmast minu mäletamist mööda, kus lauldi Euromais ja terve ühtne NATO pere. Tema oli eriti ülemeelik, siis kui me tõmbasime seal selle nädala lõpus, siis lasime need enda poolt ülestamatud lipud mastist alla, siis Sulev Kannike, väärikas suursaadik, asekantsler, võttis selle NATO lipu endale ümber õlgade ja siis lihtsalt jooksis mööda Roosta puhkeküla huigeldes ringi suurest rõõmust. Kevad tärkas, ilus aeg oli, päike paistis ja siis asekantsler Kannike jooksis NATO lipuga mändi tal Roostal. Et see oleks selline üks hetk mälupilt, mis just nimelt tollast ajast 19 aastat tagasi meelde on jäänud.